Meil Materjaliteaduse Instituudis uuritakse päiksepatareisid. Töötatud välja maailmas ainulaadne monoterakiht päiksepatarei struktuur, mis põhimõtteliselt võimaldab oluliselt odavamaid päiksepatareisid toota. Tehnoloogia, mis meie juures on välja töötatud, leiab rakendamist TTÜ spin-off firmas. Meil on koostöö väga paljude Euroopa ja maailma teaduslaboritega ja me oleme ise väga olulisel positsioonil selles seltskonnas. Biorobootika keskus on interdistsiplinaarne teaduskeskus. Tehnoloogiad, mis me oleme välja töötanud, tegelikult võimaldavad suhteliselt odava hinnaga ehitada selliseid allveesõidukeid, mis on pisikesed, kiired, efektiivsed. Ka need kasutusvaldkonnad on meil teada, kus inimesed saaksid sellest rohkem kasu. Kaitsetööstus, eks ole, kes võiks kasu saada sellistest väikestest, kiiretest, vaikselt märkamatult liikuvatest, pisikestest allveeseadmetest. Või siis päästetööstus, samuti keskkonna monitooring, miks mitte mänguasjatööstus. Minu ja minu teadusgrupi tegevus põhiliselt on seotud elektrilise impedantsi mõõtmisega. Meil on hulgaliselt rakendusi. Kõige esimene rakendus oli südamestimulaatorites. Leiutasime uusi lahendusi, selliseid, kus südamestimulaator käitub võimalikult sarnaselt sellele, kui käitub meie looduslik süda. Uurime inimese südame-veresoonkonda ja püüame leida seal uusi diagnoosi- ja ravimeetodeid. Oleme rakendanud oma impedantsi mõõtmise meetodeid ka elektripatareide eluea ja laetuse kontrollimiseks. Ja siin me teeme koostööd Ameerika firmaga National Semiconductor. See on mikrokiipide firma, mis teeb neid patarei laadimise kiipe peaaegu kogu maailma mobiiltelefonide tootjatele. Kõik see tegevus kipub minema välja ja isegi Euroopast välja kipub Ameerikasse minema. Me igati proovime ja katsetame neid võimalusi, et jätta meie lahendused Eesti majanduse hüvanguks. Aga see ei ole nii kerge.